Tere kuulama, uudised eetris ja stuudios Rohke Debelak. Isamaa Tartu piirkonna juhatus annab teada, et erakonnast välja arvatud liikmete taas erakonda tagasivõtmine on loomulik protsess. Isamaa on väärtustele ja muutustele orienteeritud erakond. Nüüd ongi väärtused muutunud ja see võimaldabki välja visatud erakonna liikmeid taas erakonda tagasi võtta. Seda ka juhul, kui nood ise ei taha. Isamaa on pidevas muutumises ja kui leiab aset veel muutusi, siis visatakse tagasi võetud liikmed uuesti välja. Märgib juhatus teate lõpetuseks ja teates avaldatakse lootust, et valijad jõuavad muutustega kaasas käia. EKRE pressiteenistusega annab teada, et kuna e-valimisi ei saa usaldada, loobub erakond kõikidest EKRE-le antud e-häältest. Teates toonitatakse, et valimisteenistus ei ole andnud piisavalt veenvaid tõendeid selle kohta, et EKRE poolt ei ole hääletanud hoopis mõni sots, Orav või Eesti 200 toetaja. Sellises olukorras ei ole võimalik säilitada valija puhtust ja olla kindel, et kõik EKRE-le antud hääled on just EKRE valijate omad. Erakond järgmistel valimistel enam enda poolt e-hääletada ei luba ja pressiteates lisatakse, et e-häältest loobumine erakonda ja ka valimistulemust negatiivselt ei mõjuta. Valitsuses on aga laual tulumaksuseaduse muutmise kava, mis näeb ette linnas ja maal elavate inimeste erineva tulumaksu suuruse. Kuna maal elavad inimesed saavad oma maksude eest üha tagasihoidlikumalt riigi teenuseid. Esialgsete kalkulatsioonide järgi maksaksid maal elavad inimesed tulumaksust ainult kohalikul omavalitsusele mineva osa ehk 11,96%. Piirkondades, kus riigi ja ka kohaliku omavalitsuse kohalolek on lakanud, kaob ka uue seaduse kohaselt tulumaks kui selline üldse. Diferentseeritud tulumaks on sotsiaalselt õiglasem ja annab inimestele ka võimaluse valida, kas elada keset kõiki riigipoolseid hüvesid linnas või teha seda tulumaksuvabalt kaugel keskustest. Täpsemad tulumaksu suurused koos eri piirkondade maksumääradega avalikustatakse järgmise nädala jooksul. Eesti-vastased ummistusrünnakud jätkuvad, märgivad vastavad ametkonnad ning rünnakute tõsidus on madalal kuni keskmisel tasemel. Rünnakute arv kasvas eile tavapärasega võrreldes enam kui 6 korda, tõsisem olukord kujunes välja eile keskpäeval, kui ummistusrünnak tabas Lellebussi-jaama WC-d. Pealtnägijate sõnul saabusid häkkerid mikrobussiga, millest väljus 4 kogukat meest, kes tihedate väikeste sammudega tõttasid tualettruumi suunas, pärast mida tuli ummistust likvideerida enam kui 3 tundi. Väiksemaid ummistusrünnakuid oli üle riigi enam kui 200. Ja veel üks teade, vastavalt eelarvekavale sai valitsus eilseks lõplikult paika ametliku vaesuspiiri. Peatselt tuleb otsustada, kas jagada riik 2 erinevaks piirkonnaks. Vaesuspiir hakkab eraldama vaeseid ja neid, kes oma eluga ise toime tulevad. Praeguse seisuga jookseb vaesuspiir Tallinnast 60 kilomeetri kauguselt nii ida, lääne kui lõuna suunas. Samuti teeb vaesuspiir 30 kilomeetrise läbimõõduga ringi ümber Tartu. Et vaesed ei pääseks teisel pool vaesuspiiri elavaid inimesi segama, kutsutakse peatselt ellu ka vaesuspiirivalve ja kehtestatakse ühepoolne viisarežiim. Eetris olid uudised.